Aitäh ja tere tulemast, mina olen siis Maret Allikas. Ja nii tore on sellises seltskonnas siin olla. Eriti ka neid eelnevaid esinejaid kuulates ma ise inspireeruda väga mõnusalt. Ja ma ei tea, see korilane või korilus, et ma tihti, kui ma kuskile esinema lähen või proovin siis tutvustada, millega ma tegelen, siis ma noh, ikkagi kõige lihtsamini tuleb see, et kes sa siis oled korilane. Ja ajas vaadates on see mõiste ikkagi nii muutuv olnud. Ja Maria ühe postituse all ka nii mõnusalt küsis, või ütles, et ühes töötoas, kus mina ei olnud, aga et inimestesse isegi tekitas see nagu küsimust, et kas see on siis kas sa oled siis nagu vaene kuidagi, kui sa oled korilane või tegeled selliste asjadega. Ja tegelikult on see väga hea nagu küsimus. Mina alustasin aastal 2013 ja tõesti alustasin niimoodi Eesti tipprestoranidega, et mind ennast väga huvitasid taimed, ma tahtsin teada, kuidas neil läheb, mida üldse saab meil nagu korjata, mismoodi seda kasutada ja mul oli tõesti siiamaani on suurepärane võimalus teha Eesti tippudega koostööd, et mina siis korjan ja restoranis see jõuab taldrikule. Ja mitte siis lihtsalt selline, et pannakse need asjad taldrikule, vaid siis nendega on midagi ka toimunud, nende nagu see ilu, nende kvaliteedid, maitsed, need tulevad täiesti teise nurga alt nagu nähtavale. Ja see on peamiselt ikkagi saanud võib-olla Põhjamaadesse liikumine alguse, et ma loodan, et teist paljud on kuulnud sellisest Taani restoranist nagu Nooma ja nende üks selline deviis oligi see, et kasutada võimalikult palju ära kohalikku toorainet, mitte tarnida, mitte ainult baseeruda nii-öelda kulinaarias on ikkagi prantsuse köök hästi oluline, et mitte tellida neid tooraineid kuskil mujalt ja nemad on ühed siis nii-öelda pioneerid, kes sellega alustasid ja teised kõik on hästi mõnusalt joondunud, leidnud ka oma viise. Ja samamoodi see Eestisse siis ka tollel hetkel jõudis, et minu nagu tööpäev nägigi välja niimoodi, et ma läksin hommikul metsa, mul oli kaasas telefon ja siis ma hakkasin saatma lihtsalt sellele peakokale, kellega ma parasjagu koostööd tegin. Nii, praegu on sellised asjad, mida ma korjan, mida ma jätan ja me niimoodi kahekesi läksimegi, et katsetasime hästi palju sellist, et kuidas läbi aasta üldse taimed toimetavad, millal on see parim aeg, millal mida üldse korjata, kui lühikesed või pikad need ajaaknad on, et üldse restoranis ka tavaliselt nad on harjunud tellima nii-öelda hulgilaost. Ja alguses me tegelesimegi sellega, mis on, et nii, nüüd see asi on läbi, et võililleõied on nüüd ära õitsed, neid rohkem ei tule, et järgmine aasta on näiteks ja teiste asjadega ka, et ja siis sealt rullib järjest rohkem asju lahti, et see oli võib-olla üks selline mitte just šokk, aga üllatav asi, mida tuli hästi palju nagu seletada, et see kõik on hästi hooajaline. Ja kui tagasi tulla selle juurde, et kas see on siis nii-öelda vaeste inimeste toit, et tänapäeval kindlasti mitte, et ta on pigem, ma ütleks, vaikne luksus, üldse omada selliseid teadmisi, et minna ja korjata mingeid taime või marja või juurt või mis iganes loodusest leidub. Ja ta on varasemalt olnud, kui vaadata ajas tagasi, kui on olnud mingid näljahädad, siis tõesti on leivajahu on otsa saanud, on pikendatud seda näiteks Islandi käokõrvaga, mis siis rahvakeeli on alpi või tähendab põdrasamblik, et on pandud seda juurde või neid näiteid on veel, et mida siis on söödud, kui endal on salvest asjad otsa saanud, et siis ta on tõesti olnud selline, et pidid minema metsa, pidid minema mere äärde, leidma neid variante. Aga tänapäeval, kus me elame sellises toidukülluses, et praegu novembris minnes poodi, kui te vaatate ringi, kõik on nii mõnusalt palju, kõik on värviline, kõik on selline, lihtsalt vali ja vaata, mida sa tahad. Aga seal on see küsimus, et kaua ta teel on olnud, et sinna poodi jõuda, mitu kätt on teda võib-olla vahepeal katsunud, kaua ta üldse säilib, mis need vitamiinid seal üldse on või need mineraalid või see toidu kvaliteet, seda enam nagu ei tea. Aga kui ise veel minna praegu midagi korjama, siis sa tead, et see sinu käsi on võtnud selle ja pannud endale siis tasku, korvi, mis iganes sa oled siis leidnud ja järgmine hetk oled sa pannud ta endale tee sisse, võib-olla natuke toidu peale, nii et see on see kvaliteet ja sealt tuleb see luksuse koht, et need teadmised ja meil, ma ütlen eestlastele, mulle tundub ka on hästi lihtne
kuidagi öelda, et korja seda või vaata, nüüd on see hea aeg, maitse seda, kõik üldiselt võtavad kohe vastu, ütlevad väga huvitav või siis ei meeldi, et see on ka okei. Aga see julgus üldse proovida neid asju, see on väga suur, sest meil on ma ütleks, et võib-olla siis positiivsena ongi see, et me oleme pidanud nõukogude ajal olema sellised, kes saavad kõigega hakkama. Et sul poest sa võisid midagi saada, võib-olla mitte, aga sul oli kas mingi maalapike, daatšad, sa pidasid ise väikest talu või sul olid maal sugulased, mindi kartulit võtma või midagi. Alati oli mingi kontakt, kus sa said ja sa teadsid, kuidas moosi keeta, kuidas mingeid hoidiseid teha. Et see on selline nagu tuttav maailm. Mujal maailmas sellega on niimoodi, et mõnes kohas on see populaarne, mõnes kohas mitte ja inimesed saavadki tihti võib-olla isegi tunnistusi, et nii olete läbinud moosikeetmiskursuse või fermenteerimiskursuse. Ma arvan, enamus inimestel praegu on, kes Eestis elavad, võib-olla nad pöörduvad oma ema poole, vanaema poole või mõne sugulase poole, kes tegeleb, teab seda ja siis sa võtad selle info hästi ruttu kinni ka, sest sul on julgust minna näiteks metsa, et see ei ole mingi selline koht, mida peaks pelgama. Ja siin ongi väga palju erinevaid viise, et kuidas siis mida nagu leida endale, et mina tõesti käin tööna praktiliselt iga päev ikkagi käin oma tiiru ära, vaatan, kuidas looduses, mis seal parasjagu toimub, aga kui sa elad siis linnas ja et mida seal märgata, kas üldse linnas toitu korjata, kuidas seda kasutada, et mul on nii hea meel, et ennem olid need uuringu tulemused juba siin, et tegelikult linnas on ikkagi julge toitu kasvatada, toitu korjata. Muidugi peab natuke valima seda kohta, võib-olla ka tõesti ära pesema, aga see on võimalik, et Tallinn on ikkagi, mulle tundub, väike linn. Et kui vaadata maailma mastaabis, et suured metropolid, seal on lihtsalt ühest linna otsast teise sõita juba, võib-olla võib 4 tundi aega võtta või veel rohkem. Meil on, sa saad, ma ütlen, kui sa lähed autoga või siit Balti jaamast rongiga pool tundi ja sa oled linnast väljas juba, sa saad minna rabasse, loodusesse, sa saad minna mere äärde, et see on väga suur luksus ja kvaliteet, mida paljudel inimestel ei ole enam tänapäeval maailmas. Ja kui siis veel tulla siia nagu kesklinna ja vaadata, et mis siin siis kasvab või kes siin elavad, kes meiega koos toimetavad. Et minule näiteks on väga põnev jälgida just seda, et kes on need tegelased, kes ka läbi asfaldi saavad kasvada ja mitte niimoodi, et nad on sellised pisikesed ja õrnakesed. Nad tulevad niimoodi, et nad on ikka uhked, nad on tumerohelised, nad on võimsalt kasvavad. Neid peab tihti ka võib-olla välja juurima või mõnele meeldib ka nagu mürki panna, et see ikkagi ei ole niimoodi, et sa lihtsalt saad nendest lahti, et kes on ise kasvatab endale toitu, see teab, et see viktoriini võitja või selle küsitluse võitja tomat tahab ikkagi teisi asju, ta tahab soojust ja armastust ja rohkem sellist tähelepanu, mõni võib-olla laseb ka muusikat, et teda niimoodi tänavale väga ei istuta, aga raudrohi või võilill näiteks, nendel ei ole seda küsimust, nemad lihtsalt kasvavad, neil on seda elujõudu palju, nad kiirelt taastavad ennast, nad võivad anda ka mitu saaki, lõikad saad maha, ta haljendab ikka, varsti on juba ta tagasi ja annab sükest särtsu ja tuletab sulle meelde, et linnas kasvamiseks on sellist elujõudu ja julgust vaja ja seda saab ka nendelt taimedelt. Ja kus siis neid võib-olla korjata või kuidas üldse käituda nendega, et minu esimene soovitus olekski lihtsalt vaadelda, kes su kodu ümber kasvab, sinu maja ümber, kes seal elab, kes seal veel toimetab ja kui see on võib-olla väga selline otsesõidutee ääres või koerad pissivad sinna peale, sa sealt ei taha korjata, siis ta lihtsalt annab sulle märku, et tegelikult otsi selline koht, kus sa leiad puhta taime, näiteks kas või sama raudrohi, teda veel täiesti leiab, isegi selle esimese lumega, mis siin olnud, et natuke lund pealt ära ja ikka sa leiad need rohelised lehekesed sealt ilusti kätte. Et siis leida võib-olla selline koht, kus on see mõnus, et kas see on su oma võib-olla kogukonna aia nurgake, et nemad ka tulevad, sätivad sinna ise ennast kohale, et nad võib-olla ei küsigi, et kas ma võin siia kastikesse tulla, lähevad kuskile sinna aia nurka või toimetavad või saabuvad sinna igatahes kohale, et võib-olla on seal.
ja tihti ma olen märganud ka, et sellist elurikkust ja põnevaid taimi leiabki linna lähistelt, kus toimetavad inimesed, kus on see piir, et hakkab minema siis kas metsaks või mingi selline piiriala, et seal on põnevaid tegelasi, kes on siis aiast välja visatud või kes tahaksid inimese lähedal olla, pakkuda oma sellist julgust ja kvaliteete. Et ennem käis ka korra siit läbi, äkki selle küsijate seas keegi ütles ka, et harilik tõlkes ehk Rakvere raibe, et no mida teha, kui tellid mulla ja siis saabub sulle ka Rakvere raibe kohale, on ju. No eks ta tüütu on, et sellepärast on talle selline nagu nimi ka ja inimesed ikkagi suhtlevad temaga kirglikult. Praegu teda nagu süüa ei saa, aga varakevadel tal on imehead noored lehed, siis tal tuleb kasvatada varre, see vars on nagu selline metsik spargel, kui sa saad selle õige aja jälle kätte, et millal teda korjata, naksad selle maha ja siis ei hakka ta sul ka niimoodi vohama ja sööda ära. No see on üks variant, kõike ilmselt ei jõua süüa ja igalt poolt sa ei saa seda süüa, aga sa tead, et tema on selline tegelane, et ta linna toob sellist elujõudu, et siin saab elada, tuletab seda meelde, et ei tasu ennast nagu kuidagi heidutada, et alati leidub mingit kvaliteete, millele toetuda ja sellepärast mulle väga meeldivad need taimed, kes kuidagi nii vapralt ei anna alla, kasvavad läbi asfaldi, kasvavad kasvõi seinapraost või kuskilt katuselt ikka näed, ta on oma mingid juured alla jäänud ja õitseb ja toimetab, ta ei mõtle kunagi, et ma ei tea, kas ma täna nüüd või kas ma see aasta hakkan õitsema, ta õitseb, tema selliste asjadega ei tegele, et mulle endale alati meeldib ka kuidagi selle peale mõelda, kui ma tunnen, et noh, mõni päev on selline, tahaks võib-olla lihtsalt ka teki alla tagasi pugeda ja rohkem nagu midagi ei taha kuulda, mis toimub, siis mõtled, raudrohi niimoodi ei tee. Jood ise selle raudrohu tee ära ja siis jätkad oma toimetustega ka. Et nemad võib-olla olekski sellised linna superstaarid, et kas neid alati sööma peab? Võib-olla mitte, aga nad on head meeldetuletajad ja kui sa otsustad, et sa tahad neid ka süüa, teed teha, panna endale kuskile napsu sisse, tinktuuri sisse, siis leia selline koht, kus on puhas. Ma ise kuidagi suvi ja kevad tegelikult hästi palju sattusin Paljassaaresse, et mulle näiteks linnakeskkonnas tundus, et Paljassaare on väga mõnus koht, kus võiks ka raudrohtu näiteks korjata või teisi taimi ka. Ja ma arvan, neid leidub veel. Ja keda võib-olla veel linnas on hästi mõnus kogeda, mida isegi metsas ei leia, et siis ma selleks ajaks tulen isegi linna, on varakevad või selline varasuvi isegi, kui valgus on selline, no õhtud on valged, juba hakkavad need valged ööd paistma, kui on veel need esimesed soojad suveõhtud ja siis sirelid õitsevad. Siis see on selline hetk, et seda metsas sa ei saa, et kui sul on terve mingi tänav, on neid sireleid lopsakalt täis, sa lihtsalt jalutad selle läbi, hingad seda sisse, mõtled, et ma salvestan selle ära, mul on seda novembris vaja, kui mul kõik on kuidagi selline ühtlaselt hall või pruunikas, siis sa jätad selle meelde. Ja noh, võib-olla teed ka sireli siirupit endale või kogud natuke tee jaoks, et siis seda endale veel rohkem niimoodi meelde tuletada. Või teine tegelane näiteks ka, keda metsas nii palju ei ole ja meile selline ka hea hiiepuu on pärn, et pärna alleed, mis siin linnas on, kui need siis hakkavad õitsema, see kuldne valgus, mis sealt läbi lehtede paistab, sa lihtsalt ka kuuled, kuidas mesilased sumisevad, kõik on kohal, see öösel ka sumiseb, jälle need valged ööd, kõik on nagu nii palju, et sa muud ei peagi tegema, hingad sisse, võib-olla korjad endale paar peotäit seda ka, sellest täiesti piisab. Et need metsikud taimed, mida toiduks kasutada, neid ei pea sööma nagu põhitoitu, et kuna nad kasvavad tõesti selliselt, et keegi ju nende eest ei hoolitse, siis nende sellised kvaliteedid ja meeleolud on hästi tummised. Kui sa neid paned siis natuke kuskile toidu peale, salatisse, kuskile supi sisse, teed, et sellest täiesti piisab, juba on sul seda metsikut elu sees, see toetab sind ja jällegi tuletab meelde, et mismoodi saab edasi liikuda, mismoodi on mõnus, mismoodi see elujõud voolab. Ja võib-olla ma praegu rääkisin liiga juba läbi aasta aegade, aga just need hooajalised rütmid, neid tasub väga-väga jälgida, et millal midagi korjata, millal midagi üldse minna otsima. Et seda näitab ka loodus väga hästi ette, et
lihtsalt jälgi seda, et kevadel on selline noored võrsed, juured ka natukene, lehekesed, esimesed õied hakkavad tulema, siis see liigub edasi sealt ka veel suuremad õied, siis hakkab tulema juba suvel hakkavad tulema maasikad, sellised viljad hakkavad tulema ja siis sügisesse jõuab see viljade küllus veel suuremasse nagu sellisesse spektrisse, et kui siin enne Mariann rääkis ka, et hekkidest, mis toiduhekid või sellised asjad, et siis vaatad ka, et tõesti viirpuu on nii ilus, sa nopid teda, ta on sellise punase sügava värviga. Et ma arvan, linnas teda ka jällegi leiab rohkem kui näiteks metsas. Et vaadata, et mis praegu on aktuaalne, et praegu karulauku otsida on üsna nagu keeruline. Kuigi ma käisin just, täna on laupäev, kolmapäeval käisin, vaatasin, mida praegu üldse nagu linnaruumis leida on. Leidsin juba oli rohulauk oli nina välja pistnud, sest et on selline mõnus soe olnud see sügis, et tema on juba valmis igatahes. Aga ta maitse ei ole ka päris see. Nii et seda hooajalisust jälgida. Ja seda saab ka endale jälle meelde tuletada või loodus tuletab seda nii hästi meelde, et meil on need valged ööd, siis sa jõuadki rohkem, sul on energiat rohkem, kõik on lopsakam, kõik toimetavad, et jõuadki rohkem plaane teha, elu elada ja siis talvisel ajal siis liigud sissepoole, vaatad ka, et mis vajab võib-olla enda sees ülevaatamist, korrastamist ja hakkad järgmise aasta plaane tegema. Taimed ka on juba sügisel teinud oma pungad valmis, see on nende järgmise aasta plaan. Meie samamoodi saame seda teha, et kuhu me tahame edasi liikuda, kuidas me tahame edasi liikuda, milline see järgmine siis kevad, suvi võiks, milline järgmine aastaring võiks tulla. Et selline kuidagi tore mõte, mida nemad ka hästi meelde tuletavad. Ja mida siis võib-olla praegu üldse näiteks saaks koguda loodusest? Minul on tõesti siin praegu kolmapäeval kogutud taimed ja sellise mõnusa karbikese sai täiesti kätte, et kuigi tundub, et värvid on sellised, leiab natuke rohelist, leiab ja peamiselt pruuni ja ei olnud veel seda lund maha tulnud. Nii et oli veel õitsejaid, nii et aias ja linnas tihti on näha kirikakart, et tal on siin, vaatan, kas ma oskan seda, sellised valged õied, Margareeta on ta nimi, tema ka saab super hästi hakkama. Põhimõtteliselt ma arvan, et ka jällegi selle väikese lumega ja külmaga, mis on tulnud, ta ikka õitseb, ega teda see ei takista üldse. Ja mida temaga teha? Muidugi saab toitusid kaunistada, aga ta on ka väga hea teetaim, nii et võib panna teda ka tee sisse. Ja mõned seenekesed leidsin ka, nii. Et siit on näha ka mõned seenekesed, et kes jõuab metsa veel, et saab kollakas torbikseen on mul seal ja ühed kukeseened leidsin ka, et sellised hiliseid nagu seenelisi on ka täiesti olemas, et nendel isegi see väike külmake ka ei tee liiga, et täiesti olemas, saab napsata neid seal. Siis aasristikut, tema ma arvan, et on juba läinud, aga ka väga-väga pikalt annab endast märku. Vesiein ka siin all, ilmselt ka see külm on nüüd talle liiga teinud, aga kuskil märtsist novembrini õitseda ja niimoodi haljendada, minu meelest see on nagu suur saavutus. Aga mida siis talvel veel näpsata või vaadata, kas midagi on võtta, siis on kõik okkalised, männid, kuused, kadakad, et nemad on higihaljad taimed ja neid sa saad koguda aasta ringi. Mina isegi ei soovitaks neid üldse nagu varuda kuidagi või koguda, et teete mingi mõnusa jalutuskäigu. Võtate võib-olla paar väiksemat oksakest, panete taskusse või on olnud selline talvisem tormihoog, tuulehiilid on midagi oksi maha murdnud, mändidel tavaliselt ikka kukub, et siis võtate need männioksed, toote nad vaasi endale, toote seda sellist talve värskust tuppa või teete teed, et kõik need, mis ma nimetasin, kuuskmänd ja kadakast, nendest saab väga head teed teha. Mida nad vajavad, on kuum vesi ja võib-olla natuke hautamist. Hea on panna termosesse, lasta neil 20 minutit seal seista, et mida tugevam on taime tekstuur, seda rohkem nad vajavad sellist hautamist. Ja keda veel tasub korjata, on vaarikavarred.
vaarikavarretee, mustikavarretee, mustsõstravarretee, isegi mustsõstravarre või pungasid on õues hea. Lihtsalt võtad selle ühe punga ja sööd ta ära, siis tunned, sul on suus täielik maitseplahvatus, selline mustsõstra värskus, vürtsikus tuleb nii hästi nähtavale, siis tõmbab endal ka kohe, nagu see oleks mingi mõnusa vitamiinipommi täiesti kätte saanud. Et see, kui on oma aiamaal see mustsõstar olemas, siis kas või näpsad selle ühe pungakese, juba läheb kuidagi see mõnusamaks eluke. Aga kui jällegi teed teha, et mulle tundub see vaarikavarretee on minu jaoks siuke lapsepõlvetee, et igaks juhuks räägin siin ka ära, et kuidas teha, et jällegi seesama, et vajab keetmist tugeva sellise tekstuuriga, vajab, paned potti veed, paned murrad oksad väiksemaks, paned sisse ja siis lased ta laududa isegi pool tundi, ta tuleb selline sügav punane, hästi marjane maitse, samamoodi mustikavarred ka. Et neid leiab tõesti isegi lume alt ülesse. Ja kui te vaarikavarsi lähete korjama või teil on oma selles kogukonna aias see vaarikavarred olemas, siis te üldiselt teate ka, et nad on 2-aastased taimed. Esimesel aastal ta kasvatab sellise varre, järgmisel aastal tulevad marjad ja siis ta jääb teistele taimedele toeks, et ta maha ei lange niimoodi, aga ta on kuivanud. Nii et võtke alati neid esimese aasta varsi, et kui te murrate, siis on näha, et neil koore all on siuke rohekas kiht. Nii et seda jälgige, et muidu te keedate siukest väga veidrat teed, et kui seda puidust osa seal, mis ei ole ka võib-olla paha, aga maitset ei ole nii palju. Nii, et siin on minu kolmapäevase sellise nagu saagi läbilõige, et mis ma leidsin metsast, mere äärest ja siis aiast, et mul veel täitsa rukkililled õues õitsesid ja siin on tõesti ka näha, on lepakäbid, nendest ka saab teed teha. Maitselt on nad üsna mõrud, aga toetavad keha selles talves väga mõnusalt. Neil on palju sugust parkainet, nii et ka toredad. Ja veel on nõges, et nõgesel on praegu seemned hästi mõnusalt näha, et kui leiate veel selliseid nõgeseid, mis on seemnetest, neil kummardavad täitsa teie poole, et siis võtke nad endale seltsi, saate kasutada. Siis on mul siin kukerpuud, sellised punased, barbaris, baburitski on vist, rohkem teatakse neid, lodjapuu, ka linnud söövad, endale saab seda võtta ka, panna, kas teed teha. Moosi ma väga ei soovita teha, ta annab väga spetsiifilise maitse. Aga lihtsalt korraks sügavkülma panna või nüüd on juba külm üle käinud, et siis ampsata neid väga mõnusad siuksed vitamiiniampsud. Nii et selline oli veel kolmapäeval seis, aga nüüd see on juba muutunud, et nüüd on jäänudki tõesti võib-olla need oksad ja võib-olla ka juuri annab veel koguda, et siin mul on ka võilille juur, nii et teda ka ilmselt saab veel täitsa mõnusalt koguda. Ja mida siis üldse või kuidas nagu toimetada, et ma tean, osad on väga usinad nii-öelda kogujad, korilased toimetavad, et siis nüüd on ka õige aeg need varud välja tuua, hakata kasutama, et sa ju kogud neid, tood oma need aarded, kõik paned nad sinna sügavkülmakirstu või kuivatad, et nad ära ei ununeks, siis hakka neid kasutama. Ja ma ise tegin ka paar aastat selle vea, et ikka ootad, millal see õige hetk tuleb, et need metsmaasikad seal sügavkülmast välja võtta. Et tasub juba novembris hakata neid mõnusaid teesegusid jooma või sügavkülmast neid marjakesi võtma, panna neid toidu sisse, et hoida seda toidulauda esiteks rikkana. Ja kui sa tunned, et sa oledki kuidagi läinud väga hoogu mingi asja kogumisega, jaga sõbraga, jaga kolleegiga või pane kuskile kogukonnagruppi, et sul on midagi, et keegi võib-olla just otsib mingit asja, aga ei oska isegi nagu küsida. Nii et selles mõttes hakake kohe kasutama, kui märtsis tuleb see, et issand, nüüd ma söön need moosid ära, nüüd ma joon need kõik asjad ära, et hakake juba praegu pihta. Või jõulud tulevad, saab teha selliseid toredaid kingitusi. Et selles mõttes on ta selle hea aeg. Ja et selles mõttes ka võib midagi veel korjata ja leida loodusest ja praegune võib-olla see korilus on ka minu enda kuidagi, mida olen ise kasutanud, on ka selline võib-olla emotsionaalne korilus, et
ega sa enam metsa ei lähe suure korviga, kuigi mina käisin paar päeva tagasi, siis üks proua mind nägi metsa minemas, korv käest, küsis ka, et ta läks alguses mööda, siis tuli tagasi ja ütles, et aga mis te sinna metsa lähete, teil on nii suur korv, mis teil plaanis on seal? Et praegu on ju november, et enam ei käida selliste nagu korvidega. Siis ma ütlesin ka, et mul on seal natuke seeni, lähen korjama ja oksi ja ta jäi huviga kuulama. Aga et üldiselt on see seis selline, et teed mõnusa jalutuskäigu ja kui sa siis leiad sealt natuke vaarikavarsi või mõned pohlalehekest või midagi, mis sind kõnetab ja mõtled, et ma võib-olla tahan teha teed, Kibuvitsamarju näiteks ka veel ikkagi leiab, paned nad taskusse, on niisugune nagu taskutee, saad selle jalutuskäigu tehtud, sul on pea mõnusalt selge, sa oled saanud seda värsket õhku hingata. Praegu ju see valge aeg on nii lühike, et seda tuleb kasutada, et mine kas või 15 minutiks välja ja saad midagi taskusse ka veel, teed kodus sellest teed, see kõik laieneb ja läheb mõnusamaks. Nii et selles mõttes on niisugune, see ei pea olema korvidega, see ei pea olema suurelt, lihtsalt luba endale sellist jalutuskäiku ja kui midagi saab veel boonuseks sealt metsast, see on ainult puhas kingitus. Ja tõesti ikkagi seesama, et kaunista õitega, marjadega, et siin on küll hästi selline suvine pilt, aga pane neid asju nähtavale või hoia need oma need, mis sa oled teinud, kas need siirupid või mingid asjad, too nad nähtavale, kaunista nad ilusti ära, sul kohe läheb see kuidagi tunne, mulle tundub, et keha kohe omastab neid vitamiine ka paremini, et kohe sihuke rõõmus on vaadata ja juua neid asju, nii et siin küll on suvine angervaks sees ja pune ja raudrohi ja käbikesed, aga noh, kaunista ikka, midagi ikka leiab alati endale, mis toob seda värvi, et praegu kuidagi mulle endale tundub ka, et selline värvi igatsus hakkab tulema, tahaks seda punast ja mingeid mõnusaid asju. Ja siin olen ma oma kolleegi Helemai Alamaaga, istume Pasilaiul, see on Vormsi lähedal üks, või ma olen miinuses juba, jah? Ma kohe lõpetan. Et istume Pasilaiu rüsijääl ja see oli täpselt selline olukord, et see oli veebruari lõpp, vahtramahla oli hakanud just jooma ja mõtlesime, et ega me ei saa seda vahtramahla ju niimoodi niisama hakata kohe sealt kruusist jooma. Võtsime oma pokaalid, pakkisime veel mingid söögid kaasa ja Vormsi praami peale ja sealt läksime siis tõukekelkudega sinna rüsijääle. Metsmaasikad ka kaasas, panime need sinna endale vahtramahla sisse ja lihtsalt tegime endale sellise pikniku. Et te ei pea seda päris niimoodi tegema, aga minge õue sööma, võtke midagi soe termosega, kas või sama see vaarikavarre tee kaasa või et see kohe muutub. Eriti kui talvisel ajal tundub ka, et noh, ei tea, kas ma täna jõuan, 10 minutit ikka jõuate. Käite kas või, ma ei tea, lähete lapsega mänguväljakule, võtke midagi mõnusat kaasa. Tehke selliseid minipiknikke. Nii et ma loodan, et te saite midagi inspireerivat ja lähete ka talvel loodusesse, et see kosutab igal juhul, sõõm värsket õhku on megavõit ja kui midagi taskusse saab ka mõne oksakese, siis see on ainult boonus. Aitäh teile!